kui nüüd aus olla, siis ega mul täna mingi grillimistuju ei olegi, kuna läks see tulemisega kiireks. Ja ma rikkusin oma traditsiooni, sest ma ei saa -50% lihhi. Ja kuna mul homme tegelikult väga kiire kuskil ei ole ka, ma arvan, ma puhkan veits homme. Mingi 4 ikka. Oleks tore, kui ma suudaksin nii kaua puhata. Ma viisiksin. Selleks, et puhata, tuleb puhkust tekitada. Kuna kuuleriga saime ühele poole, siis siit järgmine shake. Kurat, kael juba läinud. See pole viina nii ammu joonud, et ei teagi, kas läheb alla. Siukse pealaka võtsin. Ma ei tea, mis see... mis ennast kujutab üldse. Pole päris hea. Sobib küll. Siit võin tunda isegi. See on päris hea mahl raisk. Alguses nagu ei anna tundagi, aga siis järelmaitse jääb siuke nagu kerge porgandjamane. Näeb peale, väike shakey. Ja vaatame seda asja. Vähe kangem kui kuuler, aga selles mõttes, et läheb ikkana. Vast ikka moetarras peal see grilli tööle panema. Vorst ikka peale viskama. Sellepärast, et see on ka ainult traditsioon siiski. Davai, perest, teeme ära. Aamleeki siis. See läheb nagu kuradi kuluna. Üks hetk on lihtsalt nii järsku nagu BAM! Ja just. Väga hea. Saab asja küll ju. Big fire. Nagu öeldakse. Nojah. Ühesõnaga, ma ei tea. Elasin veits oma elus. Mina joon oma kuulerit edasi. Kuradi tropical mix, Siuke hea püsti on. Siuke mahl, mitte siuke mingi vesine, mingi Optima pask või mingi siuke asi, mingi ekstra või vist ära, mingi säästumahlad on. See on püssmahl, jaa. Raiba oli kallis ka raisk, täis tavahinda mingi 3.50 vist või. Aga partnerkaardiga sai €80 sai kätte. Tira küll, palju ammu viina on. Mõtlengi, et tira ei ole pitse ka raisk. Äkki peaks pitsidega võiks libedamalt või. Seda kokteili mingi mätsutad vaikselt mingi vaata. Tira ta ei ole nagu... Ta ei ole nii lahja ka, kui peaks olema. Ma tegin veel tummitama koksina. Pitsina paned kuradi... pooleliitrises pudelis on tegelikult mingi 11 või 12 pitsi või. Mõtle, kui kerge tegelikult on 12 pitsi ära juua. Sa hakkad niimoodi mõtlema. Tõmbad pitsi alla, 20 minst tõmbad teise pitsi, 3., 4. Kui sa tõmbad 5 pitsi tunnis 20 mintsa jooksul, kui sa paned 2 tunniga paned lauduri kinni, siis põhimõtteliselt ja 2,5 tundina umbes niimoodi. Viimased pitsid lähevad ikka veits raskemalt. Sa oled ikka täitsa perses niimoodi ja seoses sellega mul oli, läksin ÜKT-d läksin tegema ja ma ei tea, kuidas nii juhtus, et just enne üks päev enne ÜKT-d ma otsustasin, ma panen terve poole selle lauduri üksinda kinni. Ja see tulemus oli ikka, ma ei tea, päris kohutav. Õnneks mul naine oli kaine hommikul. Naine ei joonud. Naine viis mind autoga Keilast viis Tallinnasse, ma ÜKT-le saaksin.
läksin stati, võtsin kuradi hot dogina. Tõmbasin hot dogi sisse, võtsin mingi poomaka vee, võtsin ka juurde veel. Ma kodust võtsin ka mingisuguse kaasa. Ma olin ikka veel jumala tahmas, ma ei saa mitte midagi saanud aru. Aga õnneks mul oli 6 tundi ÜKT-d ainult teha. No niimoodi, teine ka siia. 6 tundi ÜKT-d ühesõnaga teha. Ja lähen sinna kohale. Kutsusin takso endale, Haabersti stati kutsusin taksona. Istun sinna taksosse ja taksos on mingi räme parfüümilõhn, lihtsalt mingi rämedad lastud. Ma arvan, see taksojuht oli ka jumala jokki samadega, lihtsalt nagu hommikul vara vendasi parfüümi ja teist alkoholõhnasid poleks tundena. Istun seal taksos mingi manusad nahki istmed, mingi mähin seal täiega, mingi mõtlesin, kuidas ma lähen siin ÜKT-le, ma nii sodi ikka veel ju. Ja läksin kohale, päikseprillid ees, kõik mingi tere, tulin ÜKT-le ja anti mingi käru kätte, värgid, särgid. Näidati koht kätte, et näed, nüüd umbes siin on vaja riisuda surnu ja riisu need lehed nüüd ära sinna. Et ai, pole probleemi, teeme ära. Ja 10 mintsa riisusin ja ma mõtlesin, et ei, fitu küll, pohhi, pange mind päevade peale. Nagu okei, on küll 6 tundi ÜKT-d ainult teha, aga lihtsalt ma olin nii surnud, ma mõtlesin, ma olin selle pohmakat 6 päeva kuradi arestimajas ka tiksudena. ÜKT-ga niimoodi, et 1 tund ÜKT-d on samavõrdne sellega, kui 24 tundi aresti. Ja ma lihtsalt tõmbasin kuskil känni sinna, ma panin äratuskella endale 30 mintsi hiljem, iga 30 mintsa pealt 30 minutit aga panin äratuskella, et äkki keegi tuleb, vaata, mingi putsis, mingi magan seal kuskile või saas, et türa, äkki mingi sorry, vajusin ära, vaata, väsitab tööpäev eile oli midagi. Ja magasin pingi all kuskil, pingi peal, kuskil, ma ei tea, puu all, iga pool magasin nii palju kui sain. Vahepeal lasin kargud alla, riisusin jälle veits, on ju, ikka jumala pask olla. Jõin mingi seda kurdi fucking vett, mingi vitaminerali vett jõin. Sellest hakkas veel rõvedam. Lõpuks panin näpu kurku, panin ketti veel kuskile sinna mingi kurdi vusa alla. Oh my fucking god lihtsalt. No, mul on mingi klipid ka selles päevas, ma ei tea. Võib-olla ma panen siia kuradi sellesse. Fucking veeloogi ka need sisse, ne. Putsi külma, valges ka, mine mõnne, ma ei tea. Täna teen ÜKT-d siis on ju ja särki-värki ja riisun ja mõllan on ju ja täitsa putsis näe. Tere, vaata, mingi ämblik on näos mul perse. Tere, ma niitidega mongol raist, käi nahku, tere, see mingi mähid mind siia sisse. Ühesõnaga, tere, lähme tagasi jutu teema juurde. Ma leidsin literaali kuuli. Vana hea kuul. Ühesõnaga, ma magasin oma pohmaka välja 6 tundi seal. Ma läksin sinna tagasi selle tädi juurde, et andke allkiri propuskile, et mul on ÜKT tehtud ja kõik minuga on jokku vaata, et lõpetame selle asja ära. Või siis tädi ka oli ütles, et juhatajat ei ole täna koha peal. Et ta tuleb, et siis ta paneb allkirja. Ma ütlesin, no selge, davai, ühesõnaga, ma olen minema siit. Ja ma saingi läbi selles mõttes, et mul joppas täiega, et juhatajat ei olnud seal. Siis mõtlesin, ma olen seal Rahumäe surnuvas, sitaks käinud seal ÜKT tegemas ja muidu ma olen ikka tubli töömees, sest mõtlesin, ma alati läin sinna ja teised töölised on alati soot normaalne vend, tavaliselt kõik on mingi jumal putsis, mingi magavad kuskil osas, mitte midagi aru, ei saa keegi vitsi, mitte midagi teha, mingi tiksuvad, istuvad autos ja mis iganes, norm vend, vaata riisud. Tookord olin, täpselt mina olin see vend, kes kuradi oli mingi jumala jokkis, bla, aga noh, joppas jah, et seda juhatajat ja keda iganes majas ei olnud, muidu mul oleks putsis olnud. Ja no ilmselt ma oleks öelnud, et sorry, et teeme homme uuesti vaata, et lihtsalt täna ei mängi välja, mul nii halb olla, et mitte kuskil ei ole olla. Ja aga jah, eks teistmoodina. Tulin seal ÜKT-lt tulema siis ja naine oli veel tööl mingi viimane tund aega vist või 1,5 tundi või. Ja ütlesin, et ma tulen naabrist sisse, et võtab mind sealt autoga peale viid koju, et mul nii halb olla, vaata, et istun bussi peale ja tulen. Ma sain selle bussi, istusin bussi peal, sõitsin bussiga 4-5 peatust edasi ja lihtsalt kõik bussi pealt maha, mul oli nii poh, ma läksin esimesse korda fucking parki, istusin maha, läksin kuskil pingi peale, see oli kuskil Nõmme parki kuskil ja läksin tõmbasin mingi kuskil pingi peale, mingi kookonisse ära, lihtsalt mingi värisesin seal, mõtlesin, et no nii ei saa olla ja mis asja
ja siis naine küsis, et noh, kaugel oled, vaata, et lõpetas tõbe ära. Ma ütlesin, kuule, ma olen Nõmmel pargis, et ma olen siin jumala krampis, vaata. Ma ei jõua küll mitte kuskil tulla, et kui tahad, siis tule mul järgi või lase mul magada siin, ma kunagi jõuan koju. Või naine tuli ikka järgi ja pakkis mind autosse ära ja viis koju ja siis... jah, see pohmakas kestis meil 2 päeva, ma arvan. Ja just ma oskan öelda, elu on seiklus ja vaatame need sõjad üle ja viskame lihi grilli peale. Davai, cheers! Noh, lih vaikselt ilusti küpseb ja või noh, vorstid, särgid, värgid. Ja seda on vaja tore vaadata, noh. Ma arvan, ma ikka mõne söön ka, noh. Päike vist on ka loojunud juba või? Ma ei tea, siin vahepeal oli kellelgi mingi peredraama. Probleemid paradiisis. Ma ei tea, keegi lõpus mendi kutsuda. Mingi vend tõmbas sultu nahhu siit. Aga noh, see pole minu rida. Ma ei tea, ma ei ole oma kuulerit edasi ja... naudin elu. Nii. Kohe vaat lihi asja üle. Päris ere on, palju ere tõmbu tavaliselt. Kuna need vorstid hakkavad küll valmis saama, ma arvan, nad võib täitsa ära võtta juba. Saab hakata vorsti review'i tegema. Seega nii. Mis mul on siit? Viimane kontsik ongi või? Nii poolik ääranga davai, ma mõtlen seda kontsiku kohe. Hämm. Nii. Paar lampuska põlve peale. Nii. Küll majoneesat. Tummiselt ikka, Järgmisena panegi ampsu saia kohe. Täitsa püssid vorstid on. Taas kurm on täiesti rahul, Super. Seega. Mis ma oskan öelda? Taaskord. Need Maksimooritsa šašlõki lahti lõigatud toorvorstikad, milles on 90% liha. Ma ei ole küll mingi lihaekspert, aga võib-olla on ka. Ma ei tea. Ma ei saa aru, kas on 90% või mitte. Aga vorstid on head selles mõttes, 100% ja soovitan. Võeti ürgelt võtta. Tee kahetsa. Aga okei. Ma joon viin edasi. Seepärast, kui ma need vorstid ära sain, siis mul magama. Ma ei jõua mitte midagi juua. Aga noh, selle arvelt jääb homseks rohkem. Mis on positiivne? Aitäh! Этот трек не для тверка, дай похрен, дискотека, 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 это дискотека века. Эй, диджей, эй, битмейкер, эй, уличный дэнсер, шейкер, шейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй, патимейкер, эй. Mingi rahul ürts on see ja see mingi mähib sinna. Okei, ma ei tea, mulle tundub, et see lamp hakkab mind taas kord alla vedama. Leedid sees. No come on, palju sul leedide jaoks vaja rääst elektrit vaja on? Nagu for real.
mida vittu. Võib-olla ma eksin ka, võib-olla takka alla vedama. Nii, okei. Ühesõnaga midagi, ma olen laudurit edasi ja eks ma lihtsalt sätin tegelikult tuttu ka ja vaata, mis homme saama hakkab. Täna päeva oli produktiivne. Sai tehtud omajagu tööd. Sai omajagu käidud, tehtud, möllatud, mis iganes. Sai kolitud Lotemaalt Valgeranda. Ja natukene sai ka vembuvett tehtud kesamärjukest. 200 grammi laudurit. Jah, nii on nagu on ja mis ma oskan öelda. Vaata, mis hommiku edasi saab ja aitäh teile vaatamast ja olge muhedad ja davai. Tšau!